No ega ma ka ei tea, kas see asi meil on laivis või mitte, aga igatahes mingi punane tulukene siin on telefoni sees ja telefoni ees on Sirli. Ole ja ütle, mis pärast sina täna Põlvas oled? Mina olen täna Põlvas väga erilisel ja toredal põhjusel, kuna meil on siin koguduse majas tugikoguduste kokkusaamise päev. Ja kelle tugikogudused need on? Need on siis missionärid, kes on ELK-st välja läkitatud ja Helene ja Joona Toivanen, kes on siis ka Põlva kogudus toetab neid ja ka Liilian Keskinen, kes elab küll praegu Soomes, aga teeb tööd siis Peterburis Ingeri kirikus. Mida nendel sellistel osaduspäevadel tehakse tavaliselt? Seal me kohtume ja toetame üksteist, julgustame, räägime uudiseid või lugusid kogudustest, et mis kuskil koguduses toimub. Ja loomulikult me alati kohtume missionäridega, tavaliselt on see võimalik videoteel, kuna nad on ju oma tööpõllul, aga täna on ka selline eriline aeg, et saame Helenega siinsamas kohtuda, et on saanud kohale tulla. Ja ka täna kuuleme siis Salome ja Olli Oleniuse poolt Soome kiriku kohta, et kuidas seal selline missionitöö on korraldatud ja just selline tugikoguduste roll, mis see tähendab ja mida me saaksime nende käest õppida, et selline nagu siis arutelu või küsimuste ja ettekande aeg, et selline osa on ka mõeldud. Kui palju on Eestis neid kogudusi, kes üleüldse missionäre läkitavad või toetavad? Hetkel on 14 kogudust meil, kes on siis ametlikult nii-öelda tugikogudused, et kindlasti neid kogudusi, kes missionäride peale mõtlevad ja neid südames toetavad või ka rahaliselt, ma arvan, või ma tean, et neid on rohkem, aga et siis kui nagu missionikeskuse kaudu selline ametlik tugikoguduse roll on, siis praegu 14 kogudusel. Ja mida see koguduse jaoks tähendab, et ta tugikogudus on? See tähendab, et ta tõesti toetab missionäri mitmet moodi. See on mõnes mõttes väga loominguline, et loomulikult palve eelkõige ja selline ühenduse hoidmine, et mida missionärid on ka ise öelnud tihti, et selline emotsionaalne tugi on väga-väga oluline, et kui sa oled nii kaugel ja ka uudised Eestist või väike kiri või sõnum julgustav, et on väga suureks abiks. Ja siis ka rahaliselt püütakse siis nii vastavalt võimalusele, et mingit kindlat summat ei ole määratud, aga et kuidas kellelgi võimalused on. Ja siis ka selle info jagamine just oma koguduses, et mida missionär teeb ja selline uudiste vahetus ja oma koguduse innustamine sellele või kaasa haaramine sellele missionitööle, et see on ka üks väga oluline roll.